mis on tekitanud väga palju küsimusi ja me soovimegi seda teiega täna läbi arutada. Räägime läbi siis ka selle, kuidas me täna seda organiseerime. Ehk et me kavandame umbes selleks ajaks 1,5 tundi. Katsume selle aja jooksul ära rääkida kõik selle, mida me teile öelda tahame. Me lõpus käsitleme ka küsimusi, mis on juba meile saabunud ja teil on võimalus ka ise küsimusi esitada chati aknas. Küll aga on palve teile, et kui te küsimusi küsite lõpus, et te paneksite seal chati aknas sellise valiku, kus küsimusi näevad ka kõik teised, ehk siis all, panelist ja attendiiv. Siis on küsimused kõigile nähtavad, küll aga me loeme need ette, et hiljem saaks lindistuse kaudu ka kõik teised kuulata nende küsimuste vastuseid, mida te esitate. Ma loodan, et paljud küsimused saavad juba vastuse ettekande käigus, sest me oleme ehitanud selle üles ka juba arvestades neid küsimusi, mis laekunud on. Ja ma ütlesin, et me salvestame selle arutelu ja hiljem on seda võimalik ka järgi vaadata. Ja need, kes täna siin Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis on, minu nimi on Ingrid Teine, ma olen tehnikaosakonna juhataja ja tehnikaosakond on siis see, kelle pädevuses on kaevandamise ohutusega seotud küsimused ja lõhkamise küsimused ja ühtlasi on siis ka meie amet see, kes väljastab lõhketööde lube. Selle konkreetse töö jaoks on vajalik väljastada lõhketööde luba. Siis minuga siin on minu kolleeg Lauri Kütt ja lisaks on meil siin koha peal ka lõhketööde tellija Hindesk projektijuht Vladimir Vodjakov ja lõhketööde teostaja Vooglers Eesti OÜ lõhketööde juht Erik Heipalu. Et kõigi käest on võimalik siis hiljem ka küsimusi küsida. Ja edasi ma annangi sõna siis Laurile, kes täpsemalt siis räägib sellest taustast, näitab ära piirkonna, mida see lõhketööde organiseerimine puudutab ja räägime täpsemalt ka nendest nõuetest. Ja kui tulevad vastavad küsimused, siis anname vajadusel sõna edasi ka lõhketööde teostaja esindajale ja siis tööde tellijale ka. Aga Lauri, ole hea. Ja, aitäh Ingrid sissejuhatuse eest. Minu nimi on siis Lauri Kütt. Mina olen siis tehnikaosakonna peaspetsialist. Minu valdusalas on lõhketööd ja kaevandamine. Et antud juhul on meil siis käsil lõhketööde projekt, kus siis soovitakse teha lõhketöid antud kaardil märgitud aladel. Et see kaart on meile esitatud ja siia on siis märgitud punasega ka ohuala perimeeter 50 meetrit. Et siin tooksingi välja, et see ohuala perimeeter on nüüd mõeldud kogu alale, et lõhatakse ikkagi lõikude kaupa ja iga lõigu lõhkamisel arvestatakse ohuala eraldi. Et see kaart on nüüd üldine, aga ma nüüd vaataks seda asukohta veidi täpsemalt. Kohe teen lahti ka selle kaardi. Ma pean nüüd vahetama seda, mida ma jagan. Teil võivad tulla tehnilised probleemid, palume ette juba vabandust selle. Nii, nüüd on näha ka seda kaarti, et Harjumaal, võtame selle kivi maha, Paldiski lähistel, Laulasmaa küla. Et reaalselt kraave rajatakse kogu nende külade ulatuses, aga antud alltöövõtja haldusalas on siis see piirkond siin kaardil, et alates Soo tänavast põhja poole jääb ala. Et Soo tänaval on juba töödega alustatud, seal töötatakse rokstonitega piikamise teel, aga plaanis on siis kasutusele võtta ka lõhketööd. Et lõhketöödega saab alustada siis kaardil märgitud aladel, selle eelnevalt näidatud kaardil, aga kuid ka seal on kitsendusi, mis veel ei ole nagu
kaardile märgitud, et kohati siis allmaarjatised, sidekaablid, mis on maalt veetud, et nende kaablite kaitsevööndites ei lahata, et nende kaitsevööndite juures peab kasutama ainult Roxonit. Nii, läheme nüüd esitluse juurde tagasi. Juba läks kiiremini, väga hea. Et millest tuli siis vajadus kasutada Roxonit, et sellest ma annaksin sõna Vladimirile, et sellest räägib Vladimir. Aga palun. Ma olen Vladimir Otjakov ja Findesko Sõivingu projektijuht, kes tegeleb just kaevetöödega ja paigaldusega, torustike paigaldusega. Oleme alustanud töid 6. detsembril ja siiamaani kasutades Roxonit eriti suurt edu ei saanud. Baas on liiga kõva ja muidugi see talv väga vihmane ka segas tööde tempot. Ja siis me näeme, et kiiremaks teha neid töid ja ehitada välja kanalisatsiooni ja veevarustust. On vaja ikkagi kasutada lõhkamisega tehnoloogiat. Need tehnoloogiad on praegu kaasaegsed, mis lubavad täitsa ohutult, no mitte täitsa võib-olla, aga igatahes meetmed on olemas, millega saab vältida suurt kahjustusi ja mitte suurt üldse kahjustusi. Vaadake, et Skandinaavias igal pool lõvatakse ja majade kõrval, ja päris majade kõrval. Ja meie veel eelmise sajandi tehnoloogiaga, vasaratega tagume seda baasi, mis on päris kõva, ma ütleks, teie rajoonis. Kindlasti kõik te teate sellest, et see on iga hirmus tugev baas. Ja nüüd ütlen niimoodi, et kui me hakkame Roxonitega seda lõhkuma, umbes 2 aastaga võib-olla me ehitame välja selle objekti. Sellepärast, et ütleme niimoodi, et meil piirangud aja järgi eriti ranged ei ole. Ja tehnika ka ei pea vastu. 8-9 tundi päevas Roxon lööb murrab seda baasi ja ma ütlen niimoodi, et iga nädal praktiliselt me peame ikka mingeid remonditöid teema nendega. Ja tehnika ka eriti ei pea vastu. Nii et ma usun, et kõige progressiivnem asi oleks ikkagi lõhkamisega teha. Ma tean isegi paljudel tänavatel inimesed teavad, kuidas see lõhkamine käib. Ja siis kui alustati ka, siis palju lõhkamist oli tehtud siin teie rajoonis siin Laulasmaal. No, tehnika jah, mida vastu pidada. Nii et võt niimoodi. Ma võib-olla omalt poolt, Lauri, siis ise juhiksin tähelepanu sellele kohalikule geoloogiale, et siin on üks läbilõige selles alas tehtud kraavist, mis on praegu Roxoniga tehtud, et siin on näha, et see geoloogia läbilõige on, et peal on küllaltki õhuke pinnasekiht, keskeltläbi siis 0,5 meetrit, kohati vähem, kohati rohkem. Selle all on küllaltki õhuke pehme porsunud lubakivikiht ja mida sügavamale minna, seda kõvemaks ta läheb. Et see on siin praegu üks tüüpiline näide, et siin on veel keskel näha, et on veel kihiline, aga algus see veetase enam ei kõigu nii väga, et seal ta on täiesti ühtlane, ei ole enam kihiline, ta on dolomiidistunud ja tema kõvadus ja muud omadused on täiesti teised, mis ta nagu pealmistes kihtides on. Et just selle alumise kihi lõhkumiseks oleks otstarbekam kasutada siis lõhketöid. Nii et siia kõrvale veel üks pilt. Et siin on samamoodi näha pealmine kiht porsunud, see on kihiline ja all on siis ühtlane, et väga tugev dolomiidistunud lubakivi. Et lubakivi omadus on ka kihiti erinevad, et alati ei saa kõik ühtlaselt lõhta. Ja ka lõhkamine, et paljudel inimestel võib olla raske ette kujutada, kui pole näinud, pole kogemust lõhkamistest.
Et jah, tõesti mujal maailmas, kus ollakse rohkem kaljuste ja vinnaste peal, on lõhkamised küllagi tavalised tegevused, et sellele tuginedes me oleme võib-olla jah, sellele tuginedes me oleme ka valmis siis lõhketöid teostama selles. Jaa. Juba päris pikal aega me teeme neid töid ja keskmine valmiskraavi pikkuse päevaga jõuame keskmiselt 12 meetrit ja see on õnnelik päev, 12. Muide 8-7 oleneb üldiselt konfiguratsioonis, sellepärast et tuleb lõhkuda baasi selle liitumispunkti tegistamiseks. Aga kui sirge peal 12 meetrit päevas, mõnikord õnnestub rohkem. Aga kui me hakkame lõhkama, siis päevas saame kuni 50-60 meetrit teha korraga lõhkuda baasi. Siis juba paigalduse kaevamine on palju rutem, kui me väikeste osadega seda teeme. Ma arvan niimoodi, et umbes 3 korda tempo meil läheb kasvamine. Siin vahe tuli ka üks küsimus, võtaksin Katri Kulg on küsinud, et kas seda nagu enne tööde algust ei olnud teada, et on vaja kasutada lõhketöid? Meie praktikas veel ei olnud selliseid asju. Väga harva ju laadatakse meil Eestis need kaevikuid. Ja eriti majade ligidal. Selline mõte oli kohe tegelikult. Siis peatavõtjaga oli räägitud, nagu ei olnud vastu sellele midagi. Pärast hakkasime otsima firmasid, kes teeb ja süvenema asjasse, sellepärast ilmselt seda tehnoloogiat lõplikult ei olnud niimoodi arusaadav meie jaoks. Aga sellise raske baasi juures tahaks seda teha. Kindlasti, sest sellega oleks võit. Praegu oleme tegelikult suured kulud meil on. Me ei jõua ajagraafikust ka välja. Jah, selles suhtes ilmselt oli teada, et ikkagi paekiviga on tegemist, aga nüüd see paekivi omadused ei olnud teada, et see nii... See lõhkamine meil Eestis ei ole nii levinud ka. Sellist praktikat omada. Ja tooks näite pikkamisest. Ma usun, et Laurasmaal kõik kuulsid, kuidas Roxan lõhu. Võib-olla kõik näinud ei ole, aga... Sellest tuleb väike videolink ka. Jah. Palun katsusin. Nii, see programm ei ole veel nii käpad, et saaks kiiresti vahetada. Ja, mul on see. Ka ei võivad. Mul on teises akud, jah. Seda nüüd ei paku. Milline neist? Seda ei paku seda videopildist. Okei. Siis me ei saa Kui ei saa, siis me paneme hiljem videos. Okei, seda laivis kodulehele praegu näidata ei saa, aga pärast saab siis üles panna. Aga jah, siia antud juhul ei ole ka vajalik otseselt,
Et ilmselt kõik, kes seal piirkonnas on olnud, on näinud, et kuidas see piikamine käib, et küllaltki ajamahukas, küllaltki vali, tekitab samuti vibratsiooni mingil määral. Aga ta on siis niisugune pidev, kaugele kõlav piikamine. Marko on küsinud, et kas saab õigesti aru, et ikkagi kõigepealt kaevatakse maapind ja kui jõutakse kaevamkihin, siis hakatakse lõhkama. Kooritakse pinnas ja lahatakse siis paekivi. Et kaevatav osa eemaldatakse kopaga. Nii siis mõned näited lõhkamistest, kuidas maailma praktikas lõhkamisi tehakse. Teised on küll see veebist. Siia üks video siis, kus lõhatakse väga lähedal hoonetele, et siin on kaugused suurusjärgus 5 kuni 10 meetrit hoonetest. Et siit näha, kuidas lõhkamine käib. Tegemist on siis lühiviitlõhkamisega, et korraga ei lõhke siis suur kogus, aga lahengud on siis jaotatud nii ruumis kui ajas ja küllaltki lähedal hoonetele saab ohutult lõhata. Et see eeldab, et ta on lihtsalt hästi pealt ära kaetud, et neid ohtusid minimeerida. Ja antud juhul oli kaetud siis pinnasega, säilatud pinnas, kivide vaba. Aga võib kasutada ka matte või siis kahe kombinatsiooni, et nii matte kui ka siis pinnast. Et kui valida need lahengud piisavalt väiksed ja need ajas hajutada, siis see mõju hoonetele on minimaalne. Et on võimalik küll lõhata hoonete läheduses ilma kahjustusi tekitamata ja Eesti seadusandluses meil on ka olemas piirnormid, millest saame lähtuda just nende koguste suhtes. Nii. Paneme ühe veel. Väga lähedal. Et väga väikeste kogustega, ajas hajutatult, lühiviitlõhkamine, et lahengute vahel on millisekundid ja järjest lähevad. Antud pinnas on tõenäoliselt kas siis graniit või siis lubjakivi, et kaljune pinnas. Et graniit on küll omadustelt erinev, aga ta on tihedam ja seega vibratsioon levib mööda graniiti kiiremini edasi ja summub vaiksemalt. Lubjakivist ta summub aeglasemalt ja kihtide vahel võib ka peegelduda. Et graniidis on see mõju tegelikult suurem vibratsiooni. Aga olenevalt ka pinnasest on erinevad piirnormid siis ka selle vibratsiooni suurusjärgule ja seda me ka mõõdame. Nii, vahetame tagasi slaidi poole. Nii, Voogles videot seda vist ka ei saa praegu nähata, aga selle pärast on ka video, kuidas Voogles on lahanud tagasi. Et kaitsemattidega, et tolle video peal on küll oluliselt suuremad kogused, kui hetkel plaanitud on. Et võib-olla tookski näiteks, et antud juhul me räägime kogusest, mis on suurusjärgus 1 kilo ja sinna allapoole, aga samas karjäärides ja muidukraavide lõhkamisel on suurusjärgud ikkagi 10 kilodes, üle 10 kilo üldjuhul ikka. Tuleneb mõõtmetest. Ühes viitest siis. Nii, räägime ka lõhkede mõjust ja ohuhinnangust. Et ma võib-olla sellest rääkisin ise, et vibratsioon jah, tekib lõhkamisest vibratsiooni, seda me mõõdame, hoiame seda piirväärtuste raames. Lõhkede projektis on valitud parameetrid vastas sellele, et vibratsioon ei oleks liigne, et see sõltub otseselt sellest kogusest, mida me korraga lõhkame. Et
kui meil on olemas tehnoloogia lühiviit lõhkamine, saame laengut hajutada, siis seda vibratsiooni ei teki ka nii palju, kui kardetakse. Samuti võib tekkida tolmu ja lõhkamisest gaasid. Tolmu tekib küllaltki väikses koguses, eeldusel, et see on siis kaetud, ja lõhkamisgaasid, need on tavalised põlemisgaasid, et süsihappegaas võib tekkida mingil määral CO-d, aga need kogused on küllaltki väiksed, et nende mõju, nad hajuvad selles piirkonnas ära. Et jah. Müra samuti küllaltki väike, ta on 2-3 sekundi jooksul ja ta ei ole nagu väga vali, et ta on ikkagi maa all, et on summutatud, et ei ole nagu paugu, ta on pigem nagu mürts võib-olla. Et eks see näidislõhkamise ajal, kui teha, siis saab seda ka näha. Õhulööklainet ei tekki, kui see laeng on maetud ja kivildude ja pinnase paiskumine, siis lõhkamise tagajärjel. Kui see on mattidega kaetud, siis see on täiesti minimaalne ja kui tõesti peaks midagi lendama, siis kahjud hüvitatakse, et kui mingi aknasse peaks midagi lendama. Aga selle tõenäosus on tõesti nagu väga väike. Mõju keskkonnale üldiselt samuti minimaalne, et looduskeskkond, mis on, et hüdrogeoloogiat ta ei mõjuta, et seal midagi toksilist ei teki. Vibratsioon hetkeline, müra hetkeline, loomad, linnud, neid ta nii väga ta on ikkagi nii lühiajaline, et ta ei mõjuta. Küsin vahepeal üks küsimus on ka tulnud ja mida me ei ole rääkinud, see, et kui sügavale, millistest kraavidest me räägime, et kui sügavalt lõhkamine toimub? Keskmiselt 2 meetrid, sellepärast, et veetoru paigaldusnõuded on niimoodi, et toru peale jääks 1,80 m, see toru 100 millimeetrit ja pani ka 100 millimeetrit, kokku tuleb 2 meetrit. Ja see on siis nagu kogu see pinnas selle toru peal. Kogu pinnas, jah. Et lõhata. 2 tänavat, kus on palju sügavam, see on Soo ja Majaka tänavad. Nendel on selles magistraal nagu korjavad need kõrvatud tänavad, korjavad seda reovett ja siis siin on juba Kloogaranna maantee poole kuni 3 meetrit, 3,30, 3,50 päris juba maantee ääres. On sellised sügavused, aga kuidagi kanalisatsiooni sügavus ei ületa vee sügavuse paigaldust. Nii et 2 meetrit. Olen ka seaduses on välja toodud siis konkreetsed piirmäärad, mis siis vastavalt kaugusele need kogused, mida korraga lahata võib. Näiteks 1 meetri kaugusel võib ainult 0,03 kilo ehk siis 30 grammi lahata ühes viites. Kaugusel 5 meetrit ainult 0,36, kaugusel 10 meetrit kuni 1 kilo ja kui objektid jäävad kaugemale, siis võib rohkem lahta, et 2,8 kilo 20 meetri kaugusel. Ühes viites siis? Et jah, see on siis ühes viites. Et need on siis need kogused, mis on ohutud hoonele. Ja mis jäävad alla selle. Need on seaduses olnud. Õigusakti kohaselt ohutud, jah. Et need on nagu jah, maksimaalsed piirmäärad. Et me alustame kindlasti väiksemate kogustega, et me ei hakka neid piirmäärasid katsetama koheselt või üldse. Et alustame ikkagi, et me jääme nendest kogustest alla. Ja alustame kindlasti väiksemate kogustega ja siis vaatame, kas on võimalik tõsta üldse või mitte. Või pea üldse langetada. Aga kogutabel on nähtaval siis välja toodud määruses, määrus 49, lõhkematerjali kasutamise hävitamise nõuded ja seal lisas on tabel 4. Et kui kellel huvi võib täpselt vaadata. Et see on nüüd kondenseeritud versioon sellest, aga huvilistel on võimalik siis seda vaadata. Et paneme pärast ka lingi sinna juhendmaterjalide alla, kui see esitus üles läheb.
et siis saate uurida. Siis milliseid lõhkeaineid kasutame? Kasutusel on siis padrundatud lõhkeained, veekindlad ja kasutatakse siis mitteelektrilisi detonaatoreid. Et siin ma tooksin välja, et need lõhkeained, mida kasutatakse, neid on ohutu käsitleda, need võib pillata, midagi ei juhtu, et ilma detonaatorita nad on täiesti ohutud. Et millised samuti ka siis vibratsioonile on eelmainitud seadusest siis ette määratud vibratsiooni maksimaalsed võnkekiirused, et seda me ka siis mõõdame. Et see võnkekiirus, mis on nagu lubatud hoonele, sõltub siis nii hoone tüübist, tema seisukorrast, et samuti ka kui kaugel ta on lõhkamiskohast ning samuti arvestab ka seda, et millise pinna peal ta seisab. Et kui vundament on pehme paekivi peal, siis on madalamad väärtused ja toetub sügavamale, siis on teised väärtused. Ja seimse mõju kontrollimiseks siis peab teostama võimalik laiapõhjalist mõõdistamist ja peab tagama selle, et jäädakse ikkagi nendest piirnormidest allapoole. Ma räägime lõpuni ära, sest osad küsimused saavad vastatud juba selle esitluse käigus, mis on juba tulnud. Jah, vaatan ise ka, et üsna palju küsimusi tuleb praegult, aga esitluse käigus me nii mõndagi neist käsitleme, aga siis lõpus vaatame küsimused uuesti üle. Et kui tekib küsimusi, siis esitlege, aga lõpus siis vaatame need uuesti üle. Nii, vibratsioonist veel täpsemalt, et ilma seismograafita on raske hinnata seda lõhkamise tegelikke parameetreid, et lõhatakse lühiviit lõhkamisega, et inimene tajub seda kui ühte lõhkamist, et kui nende paukude vahel on ainult mõnikümmend millisekundit, siis inimene ei ole võimalik seda erinevust tajuma, et inimkeha ikkagi tajub seda nagu ühe pika vibratsiooniga, aga samas tegelikult seal on ju väga väiksed laengud, väga väikeste vahedega. Et oleneb siis selle lõigu pikkusest, me võime tunda seda vibratsiooni 1–3 sekundi jooksul. Et madalsageduslikke võnkeid on ka võimalik tunda kaugemal kui see määratud ohuala, aga see vibratsioon vastavalt kaugusele siis hajub küllaltki kiiresti, eriti kui need kogused on väiksed. Et jah, et siis neid parameetreid mõõdetakse siis seismograafiga, vaatame üle ka seismograafid, et küllaltki sellised väiksed seadmed, et siin on näha, et on andur kinnitatud, see on siis selline umbes 10-meetrise läbimõõduga, ta kinnitatakse parima tulemuse saamiseks hoone vundamendile. Et on võimalik ka mujalt mõõta, et seismograafia on erinevaid tüüpe, aga see seismograaf, mida me praegu vaatame, et see kinnitatakse kruviga, et siit käib 8 mm läbimõõduga kruvi läbi ja siis see kinnitatakse hoone vundamendile. Et selleks on vaja puurda väike auk ja tagada siis esiteks ligipääs hoonele ja peab olema siis omaniku nõusolek, et seda auku üldse puurida. Võib-olla Eerik, sa räägid, et kui palju teil seismograafe on ja mis tüüpi seismograafid teil on kasutusel? Meil on 8 seismograafi, mis mõõdavad ainult veed siis. Kas teil on sellised, mis käivad vundamendi külge või? Need käivad kõik vundamendi külge. Ja siis meil on üks seismograaf, mis mõõdab siis kõiki suundi ja mõõdab ka müra. Aga see ei käi, meil ei kinnitu vundamendi külge. Okei, siis saab. Aga jah, plaanitanud siis mõõta võimalik laiapõhiselt, et üks seismograaf soovime kindlasti panna lähima hoone peale, et mõõta seda vibratsiooni, mis jõuab
kõige lähema objektini, siis lisaks siis üks veidi kaugemale, kaugusele 20–50 meetrit, et saada teada, et kuidas ta hajub, et siis 50 meetri kaugusele ja üks siis 100–200 meetri kaugusele. Et selle alusel me saame siis hinnata, et kuidas see vibratsioon mingis piirkonnas levib. Ja meie seismograafid on taadeldud, aga meil endal ei ole siis seda, kuidas seda luba nimetatakse siis. Me saame mõõta ainult oma kontrolli raames. Jah, et ei saa nagu teisi objekte mõõta, et seda akredeeringut ei ole. Aga seismograafid on värskelt kontrollitud ja võime ka siis täiendavalt siis teegeri seda akredeeritud laboriga kontrollmõõtmist ja järelevalve raames. Räägime ka ohualast, et see tekitas kõige rohkem küsimusi, et mis see ohuala endast üldse tähendab, et mis tema määratlus on. Aga siis täpsemalt, et ohuala üldiselt ta on selline, pigem võib-olla ütleksin, et antud juhul mitte nii väga asjakohane termin, et tegemist ei ole niivõrd ohtliku alaga, tegemist on pigem niisugust piiranguvööndiga, et reaalset ohtu, see oht on seal minimaalne, aga ohutuse tagamiseks ta on ikkagi olemas ja ta on määratud 50 meetrit. Et kui laatav ala kaetakse kaitsematidega, siis neid kilde sealt ei lendle, et seega seda ohtu seal, selles mõttes, et potentsiaal teoreetiliselt on olemas, et võib lennata, aga 50 meetrit tagab selle, et ohutused selles alas. Et lõhkamise hetkel siis, et see aeg, mis jääb lõhkevõrgu ühendamise ja initsieerimise vahele, et sel hetkel ei tohi kogu ohualas mitte inimesi viibida. Et siis välja arvata eluhoones sees võib olla, aga siis välja ei tohi tulla, et see tuleb selgeks. Oskate öelda selle aja kaupas, mis see võiks olla, et inimesed teaksid arvestada? See tuleb veel siin esitluses ka pärast hiljem, aga lõhkamine ise siis inimeste jaoks on kuskil 5 minutit. On selline liikumispiirang, 5–10 minutit. Jah, et siis... Oma alas siis, selle 50 meetri raadiuses. Mujal võib liikuda. Et siin oli ka küsida. Et lisaks sellele lõhkamise hetkele on ka lõhkaaukude laadimine, kus siis töötajate segamata töö ja ohutuse tagamiseks ei tohi ka laadimise ajal seal lähipiirkonnas siis ringi liikuda. Et see on siis küll väiksem raadius, et 20 meetri raadiuses. Oli ka küsimus, et kas peab kodust ära minema, otseselt ei pea, aga võib-olla kui on soovi, võib ära minna näiteks koera kalutama, kui kardetakse, et koer loom kardab, siis nii-öelda pauku või nii. Aga otseselt sellist kohustust ei ole. Läheme edasi. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti roll, et mida meie siis omalt poolt teeme, et meie omalt poolt kõigepealt siis hindame projekti, vaatame, kas see on üldse teostatav, vaatame üle rakendatud abinõud, vaatame üle need projektis esitatud andmed ja meie omalt poolt siis võime ka seada täiendavaid tingimusi, et näiteks kellaajalised piirangud, mingid alad, kus ei saa lõhata mingitel tingimustel ja meiega siis väljastame loa, seame tingimused ja teostame ka siis järelevalvet. Ja kui tõesti esineb rikkumisi või ei suudeta ohutust tagada, siis meil on õigus ka luba peatada või sootuks tühistada. Muidugi loa me väljastame eeldusel, et kahjustusi ei tekitata ja tööd viiakse läbi ohutult. All on ka mõned lingid antud teemat puudutavatest seadusaktidest, et neid ma siinkohal eraldi avama ei hakka, aga huvilist on neid hiljem võimalik vaadata. Aga elanik on laekunud ka väga palju küsimusi,
eelkõige siis, et kui tekib kahju, siis kuidas see hüvitamine käib ja kas hüvitatakse. Lühidalt vastaksin, et jah, kindlasti hüvitatakse, aga detailides võib-olla annaksin sõna kõigepealt Vladimirile. Usume seda, loodame selle peale, et midagi ei juhtu ja peakski niimoodi olema, et kõik nõuded on ja päris ranged ja seadus ka reguleerib neid asju. Ja ikkagi küsimusi tuleb küllaltki palju selle suhtes, kuidas. Ütleme niimoodi, kas omanik peab lõhkamistööde tagajärjel kahju tekkimist tõestama? No, kindlasti peab tõestama, kui seda ei olnud ja tekkis, siis peab ikkagi kuidagi aru saama, kas peab seda hüvitama või mitte. Kas ta tekkis selle lõhkamise pärast või aja pärast. Enne seda, nagu ma juba olen vist need infot laiali saatnud selles mõttes, et teeme esialgu ülevaade sellest hoonest ja üldse ehitistest ja vaatame kõik, pildistame üles, märkime kõik need vanad praod, ütleme, või kahjumid ja kui tekivad uued, no siis juba asi hakkab liikuma selle poole, et hakkame hüvitama ja kuidas see kahju hüvitamine käib. Siis saadame korjame pakkumised selle viga parandamiseks ja selle taga, siis kui summa saab selgeks, siis hüvitame seda või parandame ära ja oma selle kulul, mis on mis katab kindlustus. No, võib ka omavahel kokku leppida, kui te soovite ise seda raha teenida, et teete korda ja kui see on mõistlik summa, siis võime ka niimoodi laenu. Siin on see, kuidas täpsemalt toimub kahju, just ma praegu sellest rääkisin, kas lõhkajal on lepingut ehitusfirmaga. Ma ei saanud aru, kas ehitusfirmaga see, mis teeb neid parandusi või meiega ehitusfirmaga. Meiega on küll leping olemas. Lõhkaja võtab, seda me teeme ise. Meie ehitajad võtame pakkumised ja korraldame kahjutuste likvideerimist. Või jääb kogu parandustöö omaniku kanda, ei jää kõik parandustöö omaniku kanda. Ja võib ka niimoodi olla, sellest ma rääkisin juba. Siin on veel. Ligipääs kinnistule tööde ajakava ja teavitamine. Kui kaua ja millistel kellaaegadel meie lõhketööde kogualas tööd teostakse. Tööpäeva ajal ja võib-olla Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kommenteerin seda, et lõhketööde luba sisaldab ka seda ajagraafikut, millal päevi ja siis kellaaega, millal neid töid võib teostada. Ja ütleme, kui me kaevandustest räägime, siis seal on reeglipäraselt ikkagi see, et töid teostatakse tööpäevadel ja kella kuskil 9-10 kuni õhtul 7-ni. Et see on ka see koht, mis vajab arutamist ja võib-olla teiega läbirääkimist, et mida kauem õhtul töid saab teha, seda kiiremini see objekt valmis saab, et selle me saame fikseerida lõhketööde loas. Jah, et hetkel oleme siis mõelnud sätestada need piirangud nii, et oleksid eelkõige siis tööpäevadel, et nädalavahetusel saaksid inimesed rahulikult puhata selles sobila piirkonnas. Ja kellaajaliselt siis, kuna on plaanis teha mitu lõhkamist ühe päeva jooksul, et siis lõhkamised peavad jääma ajaraamistiku sisse, et mitte varem kui näiteks 10 ja mitte hiljem kui 7, aga kindlasti siis valgel ajal, kui peaks minema sügise poole. Ja kui veel täpsustada, siis, et igat siis konkreetselt kinnistut puudutab siis ohuala umbes 3 päeva. Just, et lõhatakse lõikude kaupa ja see ohuala on siis mingis kindlas lõigus.
Et isegi kui see töö kestab siin aasta lõpuni, siis konkreetselt igat kinnistut ja igast inimest puudutab ainult umbes 3 päeva. Ja siis nendel lõhkamise päevadel ka siis, kui on 3 lõhkamist, siis 3 korda 10 minutit suletakse pääs siis tema kinnistule või liikumispiirad siis ütleme, just selle lõhkamise hetkeks. Et ülejäänud ajal ju võib ju liikuda. Siin on kiire küsimus, et kas peab olema maja omanik kohal, kui tehakse tööd maja kõrval. Ei, sellist nõuet ei ole. Nii, läheme edasi. Kas millal ja kuidas informeeritakse meid sellest, millal täpselt toimuvad tööd? Sellele võib-olla Erik vastata. Ja mul tuleb siin enda selles ettekandes ka sellest veel juttu. Aga me üritame siis informeerida ette koostöös tellijaga, et siis kui me tänavakaupa teeme, et nädal aega siis vähemalt saavad inimesed teada, et nende tänaval toimuvad lõhketööd ja siis konkreetselt kinnistud üritame siis 3 päeva ette teavitada, et millal nemad sattuvad ohualasse. Ja niimoodi, et me kindla peale, et võtame tagasisidet ja et inimene on teavitatud. Millal ja kuidas. Inimesed võiksid siis vastata, et said kätte teavituse. Ja mitte niimoodi, et ta läks sinna ja tagasi midagi polnud olnud. Ja sellega omalt poolt paneme ka lõhkedele loa eritingimuste sisse, et teavitamiskohustus vähemalt 3 päeva enne lõhkatööde toimumist ja ohualas olevad inimesi teavitama ja teavitus peab olema kinnitatud, ehk siis tagasiside peab olema kas siis kõne, kiri vastu, et jah, on kätte saanud või midagi analoogset. Et konkreetne teavitamisviis siis tuleb kokku leppida, et kas meili teel, kõne teel, SMS-i teel, selleni jõuame. Ma arvan, et me kasutame kõik variandid. Jah, kuidas kellelgi mugavam on. Ja veel kord, ma ei tea, kordame üle selle, et see ligipääs, ütleme see korraks paigal olemine või viibimiskeeld kehtib tõesti ainult selle lõhkamise hetkel 5-10 minutit ja mitte rohkem, et see ei takista kuidagi oma suvilaid külastada või seal piirkonnas liikuda, et see lihtsalt lõhkamise hetkel peab see koht, kus lõhatakse, olema inimestest tühi ja see ei kehti. See ei ole nii, et kui nüüd seal piirkonnas toimub lõhkamine, et siis ei tohi sinna nädalaga minna, kindlasti mitte nii. Et kas tuleb ka lõhketööde graafik? Jah, ilmselt jooksvalt ikkagi tuleb, aga seda ei saa nagu väga pikalt ette planeerida. Et võib tulla muudatusi. Ja aga läheme edasi. Nii, maaluse kaablid taristud. Maaluskaablid iga kohas peab ikkagi erinevad meetmed kasutama. No üldiselt plaanis on niimoodi, et me kaevame need välja, mis näevad üle tee lähevad, kus lõhkamine toimub. Ja kui see on võimatu, juhtub ka selliseid asju, siis tuleb lõigata, viime laiali ja kohe siis parandame, kui kõik see toimub. Ja seda kohe siis teeme ühendust. Nii et pikaajaliselt väljalülitamist küll ei ole. Igatahes, siis kui lõhkamine käib, kõik on väljalülitatud kindlasti. Elektri lülitakse välja. Siinkohal võib-olla mainiks ära, et ka on mõned piiratud alad, kus ei olegi võimalik lahata. Tulebki Roxoniga teha, et näiteks heli- ja sidekaablid, mis on siis Soo tänavast veidi põhja poole ulatuvad, et nende saades lõhketöid teha ei saa. Seal tuleb siiski nende kaablite kaitsevööndis Roxonitega töötada. Niimoodi ongi planeeritud. Nii. Ja veedurustik, mis on veel palju küsimusi on esitatud selle tõstes. Igatahes, kui me ei saa seda lõhkamisest varjata, siis me jällegi lõikame vahed, paneme kõik asjad valmis muidugi, lõikame vahed välja ja siis peale lõhkamist kohe õndame tagasi. Nii et pikaajaliseid probleemi ei teki. Operatiivselt hakkame neid küsimusi lahendama. Et on niimoodi, et siis kui me kaevame koppadega ja siis ka need kaablid tulevad ette. Iga kord neid kätki pole teinud. Paar korda juhtus. Siis kui ei leia juba üles.
aga jah, üldjoones on need kaablite asukohad ikkagi teada. Et on kaardile märgitud, et on olemas ka maaradarid, millega saab välja peilida, eks ole. Kõik saab. No, juhtub niimoodi, et mõnikord on ta metalltorus ja see detektor ei anna välja. On ka sellised juhtumid, siis mõnikord saab kahju. Aga no, me väga jälgime seda asja. See on siis nagu analoogne iga päeva töökord selles suhtes. Kui on taristus, siis ta on eelkõige siis selles pinnakihis, et ta ei ole ju üldjuhul nii sügavale kaevatud või väljakas nagu veetorud, aga kaablid, kõik need on küllalt ka madalale. Siinkohal võib-olla on paslik öelda ka seda, et kaua üks tänav kinni on, et kui autoga ei saa ligi oma poolele. Kui tule siin. Jalgsi saab kogu aeg ligi, aga just see hetk, kui tänav on üles kaevatud, et kas te oskate umbes öelda, kui pikk aeg see? Sekund räägime praegu lõhkamisest või täismahus tööst? Täismahust. See, kui on üles kaevatud kõik. Siis, kui on üles kaevatud. Tänava pikkused on ka erinevad. No, võtame keskmiselt 300 meetrit, jah, et tänavad, mis tulevad. No, ma ütleks niimoodi, et nädal aega lõhkame, siis teeme niimoodi, kui on kõik laetud, eks ju, baas nagu lõhutud, siis ajutiselt paneme katet peale, nii et ta on ikka sõidukõlblik. Pärast, kui tuleme juba kaevame turusi paigaldama, siin natuke see asi läheb aeglasemalt. Sellepärast, no ütleme, siis avatud kaevik on ligi 20 meetri pikkus. Ja siis me liigume sellega edasi, paigaldame turu, katame seda, täidame ära, siis teeme abikõlbliku teed, aga siis teiselt poolt saab juurde, sellepärast me teeme sood tänava piikamisega praktiliselt juba valmis, varsti on. Et saaks liikuda mööda majakat või mööda soo tänavat, et ligipääs oleks nende tänavat. Hullem on see, need väiksed tupiktänavad, no nad õnneks ei ole nii pikad, natuke tuleb jala käia, siis tupiktänavus on alati probleem liikamisega. Ja praegu proovime teha ajutised parklad masinate jaoks. Siin ma tõingi selle kaardi praegult ette, et näidata, et see praegult on Soo tänaval ehitustööd käivad. Et kui see tänav korda teha ja lõikude kaupa lõigata näiteks siin Tammetaru tänava keskel või Kadakoru tänava keskel, siis kummal pool saad ikkagi ligi. Et see ala, mida korraga piiratakse, et see on küllaltki lühike. No seal, kus käivik on lahti, sinna ei saa ligi. Teise poolt nagu saab, või siis saab jala saab ikka ligi, ainult autoga. See on maksimaalselt 20 meetrit. Ja kindlasti siis teavitame inimesi, millal nende tänavates tööd toimuvad ja võib siis, jah. Ja kui me praegu räägime konkreetselt lõhkamist, siis lõhkamine kindlasti ei pikenda seda tänava kinni olekut. Ja see pikendab seda aega lühendab. See pigem vähendab seda aega, kui kaua tänav kinni. Tagasi slaidide peale. See oli ka üsna palju küsimusi ühenduspunktide kohta, et kuidas see käib ja kas ka lõhketöödega ja... Majaühendused. Selles projektis ei ole ette nähtud, et majaühendused ehitada. Antud lõhketööde projektist samuti ei ole siis ette nähtud neid ühendusi hoonetega, aga see on siis eraldi teema. See on eraldi teema. Selles projekti mahus on ainult liitumispunkt krundi mitte rohkem kui meetri kaugusel. Ja ülejäänud on juba kinniste omaniku mure. Kuidas ta hindab seda? Kinniste omanikud ju võivad pöörduda teie poole. Meie, kui on soovi, siis me võime ka kinnistut. Üks küsimus oligi, et kas on kogemusi kraavi kaevamise või lõhkamisega kuni hooneni ja kas seda teenust saab tellida? Saab küll. Ja on kogemusi ka. Tellida saab, kui tellida räägin sellest kogemusega. Niikuinii sealt tuleb kompasi igal juhul. Ja igatahes on parem see kohe ära teha, kui hiljem
Jah, need ühenduspunktid, ma saan aru, et tuleb kooskõlastada siis selle, kes neid ühendusskeeme haldab. Et kollektiivselt läbi rääkida, et kuidas neid teha, kas teha lõhketöödega või siis Rockstoniga. Rockstoniga läheb küll kaua aega, aga on võimalik. Ja need ühenduskraavid ei ole ka nii sügavad, et nad on ikkagi madalad. Aga asi on selles, et siin ühendused kooskõlastama, ma ei tea, lahevee nõuded, ma ei tea neid, kuidas kas nad nõuavad projekti selle ühendamise suhtes või mitte. Sest et Arukülas me ehitasime, seal ei olnud vaja teostusjoonised ju. Ja selle järgi said inimesed ka kingitoetust. Aga jah, see nüüd nii väga see lõhketööde teemasse ei puutu, aga kindlasti jah, et ühistutega suhelda ja igatahes peatrassid peavad veel ehitatud olema, selleks, et ühendada üldse. Ja seal kui peatrass pärast juba, et ma ei ühendada. Kuigi võib ettevalmistamine olema, eks ju. Erik. Siinkohal räägiks natuke veel täpsemalt siis seadusest tulevatest nõuetest, siis eelkõige lõhketööde ajal ohutuse tagamiseks ja eelkõige siis laadimistsooni piiramisest ja ohuala tagamisest räägib meil siis Erik. See paragrahv 3 lõhketöö, seal on siis ette antud protsess, kuidas toimub lõhketöö. Et enne lõhketööde algust me tähistame siis laadimisala piirid, mis on üldiselt 20 meetrit, kus siis laadimise ajal ei tohi viibida isikud, kes ei ole seotud lõhketöödega. See siis on umbes tund aega lõhkamise päeval, kus ei tohi liikuda 20 meetri raadiuses. Aga ma arvan, et me üritame niimoodi teha, et näiteks ühel pool tänavat saab liikuda ja siis teisel pool ei saa piirata niimoodi. Ma siin võib-olla kommenteeriksin, et selle asja mõte on tagada ikkagi lõhkajate segamatu töö ja et ei oleks võõrastel inimestel ligipääsu nendele lõhkeainetele. Lõhkeainet hoitakse spetsiaalselt selleks ettevalmistatud autos ja neid siis käsitleb ainult lõhkajad. Ja need piirid me siis tähistame, kus ei tohi liikuda. Siis teavitame lõhketööde kohast ja ajast, ohuala piirist ja signaalidest. Ja kui juba siin ennem sai mainitud, et siis tänavate kaupa üritame nädal aega ette öelda, kinnistud 3 päeva ette ja siis lõhkamise ajal me oleme seal ise kohal ja siis vastavalt meie juhistele tuleb liikuda ohuala piirist välja. Ohuala valve on meil siis organiseeritud mehitatult inimestega. Määrame siis piirid ja valvepostid läheb välja. Ja ka inimestele anname siis juhiseid, et kus lõpeb ohuala piir ja kus nad olla võivad ja kus mitte. Omalt poolt veel lisaksin siia juurde, et ohuala peab olema jälgitav, et kas või näiteks, et loomad ei jookseks sinna ohualasse, et lõhkevõrgu initseerimine toimub kaugelt, et sellest ohualast väljaspool, põhimõtteliselt multiga. Ja see on kontrollitav, et ei ole seda ohtu, et keegi satuks kogemata ohualasse. Jätkab. Ja võib-olla täpsustuseks see ka, et kui on kirjas 50 meetrit, siis et kui ikkagi lõhkemeister ütleb, et kuskile 60 meetri kaugusele minna või 70, siis tuleb kuulata ikkagi lõhkemeistrit. Nii, siis 4, et ma ei tea, kas me need on mõtet ette lugeda. Sellest on kõigest räägitud, et ohualas ei tohi olla lõhkamise hetkel inimesi. Räägiks võib-olla tõrke ära.
et 5. üle kontrollimine. No see käib signaalide alla, ütleme, et me teavitame siis lõhkamise signaalidega. Esimene pikk signaal tähendab, et peab ohualast välja liikuma. Siis tuleb 2 pikka signaali, peale mida tuleb lõhkamine. Sekundite jooksul peale see signaali. Kuidas? Et esimene signaal, see pikk signaal on siis mõni minut enne lõhkamist. No natukene rohkem, ütleme kuskil paar minutit ikkagi. Mõned minutid ja siis kõik liiguvad ohualast välja. Siis on 2 signaali vahetult enne lõhkamist. Ja sellest tulebki see 5 minutit, et 5 minutit meil kulub umbes inimeste ohualast väljaviimiseks ja kindlustamaks kedagi ohualast. Sest lõhkamine ise kestab ainult mõned sekundid. Ja sellest tuleb see liikumispiirangu pikkus 5-10 minutit, mis on tegelikult siis ohuala kindlustamise aeg tegelikult suures plaanis. Ja kui lõhkamine on toimunud, siis tuleb oodata 3 lühikest signaali, mis antakse ainult peale seda, kui lõhkaja on kontrollinud ära lõhatav ala, et seal ei ole siis tõrkeid või midagi ebaõnnestunud ja siis antakse 3 signaali, kui kõik on ohutud, siis võib uuesti liikuda ohualas. Siinkohal võib inimestele tekkida küsimus, et kui tihti neid tõrkeid esineb? No ikka väga harva, aga esineb. Ja siis tõrke likvideerimist on lõhkamiste siis vastavad protseduurid. Aga kindlasti tuleb oodata seda 3 signaali enne, kui keegi ohualast ei liigu. Tõrge siis tähendab seda, et näiteks mõni detonaator ei tööta võib-olla või midagi. Või on näiteks katmisega saanud kahjustada mõni ühendus. Aga no neid esineb ikka väga harva. No sellest jutust võib aru saada, et kõik peavad sealt ära jooksma kaugemale kui 50 meetrit. Lihtsalt hoone sisse tuleb, maja sisse. Ja majast ei pea välja jooksma. Majast ei pea välja jooksma. See on kõik kaugemale. Kui kellegi maja jääb siis 20 meetri kaugusele ja ta on hoones sees, niimoodi, et on võimalik kindlustada, et on hoones sees. Et valvepostil on siis silmside, et inimene ei tule hoonest välja pildistama või midagi, et siis saab hoonesse jääda. Seda otsustab siis lõhkameister seal maha peale. Et hooned on erinevad siin. Lähme edasi. Siis on need korduma kippuvad küsimused. Küllaltki palju üle käidud juba. Juba üle käidud, kuidas teavitatakse lõhkamise toimumisest. Millised signaale kasutatakse, sellest me juba rääkisime, et helisignaal on. Me paneme need teatised üles teatud ahvitega, mis helisignaalid tähendavad ja ka siia keskkonda. Et mida inimesed saavad teha, et vältida võimalikud kahjusid, oma hooneid kaitsma ei pea, aga koduloomi võiks aidata siis kinni hoida toas või mingi jalutama varaga või lõhkamise ajal olete ohutsoonis. Kui pikk on periood, mille ohualas liikuda ei tohi, sellest me rääkisime ka juba, hinnata kuskil 5-10 minutit. Ohuala piiramine on meil mehitatud valve, meil on valvepostid väljas. Ja siin oleme juba kõigest rääkinud. Jah, seismograafi paigaldamiseks on ainult siis... No see seismograafi paigaldamine saab olla ainult kokkuleppe kinnistu omanikuga, sellest, et me peame kuulima sinna augu ja siis on ju küsimus, kas ta soovib seda, et meie mõõdame või soovib mingisugust teist ametsit. Jah. Meie mõõdame ainult oma kontrolli raames. Nii, aga siis räägime ka näidislõhkamisest. See on lihtsalt jälle see, et me pakume selle võimaluse, et enne lõhketööde loa väljaandmist oleks mõistlik teha näidislõhkamine, kus saab kõik ohud ära hinnata ja inimesed saavad tunda, mis see tegelikult tähendab. Et jah, et raske on hinnata, kui ei ole seda kogemust, et ei ole lõhketöid näinud, siis emotsiooni pealt puhtalt hinnata, et kas lubada või mitte, on ka nagu paslik küsida. Aga selleks me valisime koha, kus oleksid hooned, oleks võimalik vähe hooneid ja võimalik kaugel. Ja omanike nõusolek oleks ka olemas. Et välja on pakutud siis Pargi tänava põhjapoolne osa, et kus ta Majaka tänava kokku saab. Et Pargi tänaval teha siis 15-20 meetrine lõik. Et lahata, et sinna
Ohualast 50 meetri raadiusse jääb 5 kinnistut, et pargi, nendest lähim on siis pargi 4, mis on ligikaudu 12 meetri kaugusel, pluss-miinus meetris võib-olla. Ja siis Ohualasse jääb veel pargi 2, pargi 6, Mäetänava 1 ja Vana-Sireli 2. Et see oleks see ala, kus saaks siis näidislõhkamist teha. Et millal seda teha saaks? Parim aeg oleks siis, kui inimestel oleks ikkagi võimalik seda näha. Mitte nüüd näha seal silmi juures, aga tunda või kuskil lähedal olla. Kaugemalt näha ikka. Kaugemalt näha. See ei ole nagu selline publiku üritus, aga pigem see, et inimesed nagu riburada Ohuala piir oleks, aga pigem see, et oleksid inimestel alas, neil oleks võimalik tunda lõhkamist, kas nad üldse tunnevad seda, et näha, kuidas need protsessid käivad. Signaale kuulda, kuidas see käib, on ju päris elus. Et kõik need protsessid läbi teha. Et edasi, et kinnistute omanike nõusolekud on praegu seal olemas. Et nüüd on ainult küsimus, et millal seda teha. See nädalavahetus mitte, aga järgmine võiks küll teha. Kindlasti nädalavahetus oleks parim, siis oleks inimestel võimalik ka vaatama tulla, et jälle tööasjad ei sega. Suvivaravas võib tulla. Jah, et ei teeks seda nagu töö ajal. Aga üldjuhul oleksid lõhkamised, kui luba välja anda ikkagi tööpäevad, mitte nädalavahetusel. Et selle nädalavahetusel tehtud näidislõhkamise põhjal me saame koguda tagasisidet, elanike arvamust, meil on võimalik hinnata mõjusid ja samuti siis ka järelevalvet teha, et vaadata jälle, kas need vibratsiooni piirmäärad, millise vibratsiooni see lõhketööd tekitavad, kas on vaja midagi muuta, kas tekitakse kahjustusi või mitte. Et seda kõike saab siis juba näidislõhkamise alusel hinnata. Ja peale näidislõhkamist siis kindlasti võtta vähemalt nädal, et hinnata tagasisidet ja siis vaadata üle need tingimused, mille alusel luba siis lõpuks väljastada. Ja vastavalt siis mõnele objektile või olukorrale võib siis lisada täiendavaid tingimusi, et kui ongi tõesti mõned väga tundlikud objektid, siis saame ka neid arvestada, et kas siis vähendada koguseid või siis sätestada muid piiranguid. Ja edasi töötakse algus ilmselt tänava või 2 kaupa ja siis on inimestel võimalik veel. 2 kaupa kindlasti oleks vaja, rääkisime Eerikuga, kuidas me teeme seda siis niimoodi, et üks tänav lõhatakse ja me ei tule sinna toru paigaldamisega kohe peale. Ja katame need paetükid, kui tulevad välja, eks ju, mingi kattega niimoodi, et saaksid inimesed autoga liikuda. Nii kaugu, kui ta lõhkab teist tänavat, siis alles me tuleme, et oma juppidega liikuda, mitte täismahus oleks. Ja kui me tuleme niimoodi kohe lõhkamise järgi oma toru paigaldamisega, siis väga pikad jupid tulevad, ei saa sõita seal ja liikuda ka. Ja üksteisele ka vist hakkame segama. Sul on vaja, et matid ja nii, et sellepärast vähemalt 2 kaupa tänava kaupa peaks tegema. Siin on kiire küsimus, et kas siin on ilmselt trükiviga, et see on ikkagi mõeldud pargi 1 ja pargi 2. Ja puhul pargi 2 ei jää Ohualasse sisse. Olgu, näeme edasi. See on päris numbrid. Põhimõtteliselt on meie see esitluse osa ilmselt suuresti läbi, eks küsimuste juurde minna edasi. Et üsna palju on ka küsimusi findesk.ee kodulehel, et saate ka edaspidi sinna küsimusi esitada. Üsna palju selle vastuseid, et saate ka lugeda neid vastuseid, mis on neid küsimusi, mis on esitatud ja neid vastuseid, mis on sinna antud.
et siinkohal nende jaoks eraldi aega ei ole, et need võite hiljem vaadata. Aga vaataks võib-olla need praegused laekunud chati küsimused üle nüüd. Nende aega on juba näinud, et osad on juba küsimused ka vastuse saanud, mis siin on. Jah, et hakkame ülevalt poolt pihta ja lähme edasi. Nii, kas ma nüüd saan seda panna nii, et kõik näeksid? Okei, sul on võib-olla rohkem küsimusi. Minul või? Sina näed kõik esitatud küsimusi osa varjatud. Osasid, mis on meile kõigile nähtavad. Nii, ma kohe teen ta suureks. Kas ma üldse saan seda ka? Ei, aga võtame siis vähemalt need, mis on kõigile nähtavad, et Neid ei saa. Ma võtan ise, loen ette. Jah, hakkame järjest minema. Okei, alustame siis Katri kolm küsimuse vastasime ära, et loogilised tingimused enne tööde algust, et neid seda poekivi omadusi siis hinnates. Jah, esialgu ei olnud plaanis lõhketöid, aga tuleb välja, et need geoloogilised tingimused on raskemad kui arvati, et siis jah, et ikkagi on mõistlikum teha lõhketööd. Nii, järgmine küsimus Indrekilt kõikidele, et milline on kohalikul tasandil analoogsed näiteid lõhkamisega, et kus elumajad on väga lähedal. Ja Skandinaavias on siis tegemist graniidiga, mille omadused on erinevad. Siit omalt poolt ütlesin jah, et Skandinaavias peamiselt on graniit, kohati ka lubakivi. Aga jah, graniidi puhul see vibratsioon liigub ta nagu tihedam keskkond, seal see lained, vibratsioonilained nii-öelda sumbuvad aeglasemini. Aga jah, et kogemus on selles suhtes mingil määral teine, aga ikkagi raamistik on olemas ka lubakivile. Nii, aga millised on kohalikul tasandil analoogsed näited lõhkamisega, et võib-olla küsiksin Eerikult, et millised on teie kogemused? No kõige viimane objekt oli meil Sauel, mis oli sarnane objekt, aga seal olid küll hooned 60 meetri kaugusel. Me leppisime siis kohalike inimestega kokku, et me läheme nagu 60 meetrit ei tule majada. Aga olete ka teinud lõhkamisi, mis on hoonetele olnud lähemal kui 60. Milline võib-olla kõige lähedam? Kõige lähem oli üks ärihoone, siis, kus me olime 5 meetri kaugusel. 15? 5 meetrit. Kraav läks aia kõrvalt mööda. Ja mingid vigastusi? Ei olnud mingid vigastusi. Jah, selles suhtes, et raamistik on teadusega olemas, et kui suured kogused võivad olla, kui suured vibratsioonid võivad olla. Et kui nendest kinni pidada, siis eelduslikult kahjustus ei teki. Nii. Kas ma saan õigesti aru, et alguses ikkagi kaevatakse maapinda ja kui kaevamine lõpp jõuab kõvema kihini, siis hakatakse lõhkama? Lühidalt jah, et kõigepealt koetakse pinnas paekivini välja nii palju, kui saab kopaga tõmmata. Et kui on maapind juba kõva, siis puuritakse augud, laetakse need augud lõhkainega, et vastavalt siis kogused padrunatud. Et kaalutakse, pannakse aukudesse, augud kaetakse siis topismaterjaliga, milleks on siis peeneteraline materjal, mis tagab siis selle, et laeng on kompakteeritud, ta ei ole nagu, tal ei ole seda vaba pinda, kui paisata. Ja siis kaetakse mattidega. Et lõhatakse ja siis hiljem kaevatakse välja. Tahate veel kommenteerida siin?
Kõik on õigus. Kõik on õige, okei, hästi. Nii. Väga küsinud üle. Nii, Argo on küsinud, ei näe nii hästi, aga on küsinud, et millal selgub tänavate tööde graafik? Jooksvalt ilmselt ikkagi, jah? Jooksvalt, jah. Seal kui peame luba saama. Kui läheme luba saame, siis juba võib planeerida midagi. Küsitlusi inimestel, võib-olla ei olegi, võib-olla liidub need, kes on vastu. Jah, et üsna palju oli neid, kes on praegu nagu kõhklevad, et ei ole näinud lõhketöid, aga peale siis proobilõhkamisi ja kui juba lõhkedega alustada, siis ilmselt saab parema pildi ja tõenäoliselt need mõjud ei ole nii sellist nagu kardeldakse, et on võimalik täiesti ootult lahata. Projekteerimise eelduseks peab olema geoloogiline uurimus. Kas selle puhul siis seda ei tehtud? On tehtud. Puuraukade vahe on 100 meetrit. Ja tegelikult piltid nad ei andnud meile. No, igal juhul hinnang on selline keskkõva ja kõva baas. Aga kõva baas on ka erinev. See, mis on häll, on sinine ja tume häll. Siin on tume häll, see kõige kõvem. Ja teisi hinnangut ei ole. Kesk tugev ja tugev. Siin on tugev. Sellepärast ei oska hinnata. Kui praktika näitas, et see on väga kõva. Järgmine küsimus Andreselt. Tere, et kas enne lõhketöi tehakse iga suvila omanikuga mingi akt suvila seisundi kohta? Kindlasti jah. Jah, et seda võib ka iga inimene omalt poolt teha, aga kindlasti Pindeski poolt siis. Ja me kõikidega kohtume, käime läbi, teeme, akteerime seda kõike, protokolleerime, teeme pildid, nii et asjalikult kõik peenelt käime läbi seda. Kindlasti kohtume kõikidega. Küsimuse teine pool, et kui tulevad tõesti mingid kahjud, siis saab vaidlustada, vaielda, nõuda hüvitisi. Et jah, võlaõigusseaduse alusel on kahju tekitamise kohustus korvates need kahjud või siis taastada olukord. Nii, kui pinnas on Annes, raske lugeda, kokku on kirjutatud. Aga Anne on küsinud, et kui pind on nii kõva, siis millised variandid on saada toru ühenduskohast tuppa? Mingile määral juba rääkisime sellest, aga rääkisime veel. Juttu, et on võimalik tellida see töö, kes soovib, siis see ei ole lihtsalt selle projekti raames. Jah, sellepärast on üldiselt see on omaniku maa tema valdudes ja tema ise otsustab, kuidas ta teeb. Ja see, mis on juba riigi poolt pakutud, see on ju suur programm, mis on Euroliidus toetab KIK-i poolt toetust. See on üldprogramm. Et torustikud üldse toimiks ja oleks kuhu neile vaadata, kus nad saavad puhastust, eks ju, ja siis ökoloogiliselt korralikult kõik see tehakse, mitte nii nagu praegu tühimahutid, kui on olemas 2000 tarbijat, siis peab ikka tulema ühiskanalisatsioon. Siin on veel üks küsimus tööde graafiku kohta, sellest juba rääkisime, et see jooksvalt. Kindlasti tuleb ka avalikult ligipääsetavaks ja siis vähemalt nädal iga tänava puhul ja vähemalt 3 päeva iga kinnistu puhul. Ja vähemalt just. Et siis jah, et teavitamisviis kokku leppida siis tööde läbi viia siis Findeskiga. Et neil on ka kontaktid andmed kogutud, et üldiselt on vist meiliga, aga jah, peab olema kinnitus. Meil SMS ja telefon. Jah, et peab olema kinnitused. Ja juba pöördusid nende küsimustega, et me ainult meili juurde paneme SMS-i ka. Ja, et on võimalik kombineerida ka. Nägime küsimus Katrilt, et kas lõhkamistööde ajal on lahetav tänav liikluseks suletud? Et kui kaua kestab ühe tänavatöö liikluse taastamine? Sellest me tegelikult ka rääkisime. Samuti jah, räägitud, et ajutiselt tehakse küll lõikude kaupa, aga häring ühel tänaval
terviklikult on mõned päevad tänavalõikes siis see lõigu suhtes nii-öelda mõned päevad, tänava pealt tööd kestab mõned nädalad siis. Häiring on siis autoga liikumisel, et autoga ligi, aga oma kinnistuga saab ligi kogu aeg jalgsi. Autoga võib-olla ei saa. Ja, et on ka see liikluskeemi muutus, et kummalt poolt tänavad siis saab ligi, siis välja arvatud need tupiktänavad. Jah, tuleb arvestada liikluskorralduse muudatused. Ja seda nüüd ütleme konkreetselt ei põhjusta lõhketööd, sest see liiklused niikuinii päevatöödega, et see lõhkamine mingid aega ei tekita. Lõhkamine pigem siis lühendab seda aega, kui see tänav kinni on. Kui sügavalt kavatatakse pinnast lahata, see oli 2-3 meetrit olemas kohast. 2 meetrit. Teil oli see, et kas kindlustamata hoonete kahjud ka hüvitatakse, et see ei sõltu sellest hoone kindlustusest, see sõltub sellest, kas on tõendatud, et see toimus lõhkamise tagajärjel. Kui ta tõi vigastusi, siis... Ja kuna hooned enne kaardistatakse või passistatakse nii-öelda või kaardistatakse ära, mis seisundist ta oli enne ja mis seisundist ta on pärast, siis see on tõendatav igal juhul. Indrek on meil küsinud, et kuna hoonete seisukord ning ehituskvaliteet on varieerub, siis kuidas tagatakse hoonete ohutus ning võimalike kahjustuste hüvitamine. See hulgas, selle jätame teise poolde. Okay, see hulgas konstruktsiooni kahjud, mis ei pruugi kohalt välja paista. Kahjud tuleb hüvitada nagunii, kui see on tõendatud. Aga nüüd võib-olla see küsimus, et kahjud, mis ei pruugi koheselt välja paista, millised need üldse oleksid. Vibratsioon on nagu hetkeline, et need kahjustused on eelkõige siis praad. Kahjustused, ma nüüd ei oska öelda, mis need oleksid näited, mis nagu hiljem välja tuleksid. Siis nad võivad olla juba, kui need väga hilja avalduvad, siis nad ei saa olla lõhkamise tagajärjel, vaid siis on tõenäoliselt see maa loomulik vajumine või mingid muud põhjused ka, mis tekitavad ju pragusid. Seda tuleb vaadata ikkagi konkreetse olukorra põhjal, et niimoodi ei oska ette ennustada. Üldjuhul need lõhkamist, kui tekivad kahjustused, siis need tõesti avalduvad koheselt, et nad on ilmselt. Mis aja pärast? No, kui me räägime juba mingist 6 aastast või aastast, siis ei saa olla nagu lõhkamise tagajärjel, vaid siis on juba muud põhjendused. Aga jah, kui on võimalik eksperthinnaga tõendada, et see on mingi kahjustus tuleneb siis lõhketöödest, siis muidugi on võimalik esitada nõue. Küsimus ka, et Anastasialt, et miks ei figureeri kuskil Trev2, kes on peatöövõtja, kelle on leping Laheveega. Siia veel lisaks, et Laheveel on leping Findeskiga. Jah, Findesk vastutab selle ehituse eest. Kuidas ehitada? Et jah, antud juhul, et vastutav on ikkagi Findesk ja kõiki ei jõua siia kaasata. Et asjakohased vastutavad isikud on kohal, et teised ei puutu nii väga antud õigu detailidesse. Siin on siis ka küsimus, millal on plaanis alustada X tänaval, et see võib jooksvalt. Kinnistu elektritoide tuleb tänava alt, kas ja millal informeerida elektritoitekaabli asukohast? Siis, kui teeme need ülevaatused, siis selgitame ka nende kaablite asukohad. Paljud kaablid on juba teil välja... Meil on joonised praktiliselt, projekti peal praktiliselt kõik on olemas. Mõnikord nad kalduvad muidugi sellest, kus on märgitud. No, sellest keemiliselt on märgitud. Ja siis juba detektoriga otsime üles ja inimesed ka näitavad palju. Ja isegi suurt initsiatiivi selles küsimuses. Jah, enne lõhkamist siis kindlasti enne üldse kaevamist suheldakse omanikega ja selle käigus siis välja tuua, kui on mingid maalused kaablid. Kas on võimalik tutvuda täpse trassi asukoha ja lõhkamise ajakavaga? Okay, trassi asukoht on teede keskel, siis trass läheb otse tee alt läbi, et tee keskel, et selles suhtes ei ole nagu
märgitud ala on siis seal kaardi peal näha, mis see 3. slaid vist oli. Jah, et sealt saad selle piirkonnaga tutvuda. Seal võib-olla kui keegi tahab päris täpselt, siis tulevad meie juurde sinna Findeski objekti kontorisse ja telefon ka kõige teada, võib ette helistada ja tulla ja tutvuda projektiga. Seal esitluse lõpus on Findeski koduleht, et seal saate siis ka kontakti, et saate nendega kontakteeruda. Küsimus. Aeg jookseb peale, ma jätan need läbikäidud küsimused kõrvale. Nii, kui pika perioodi peale on lõhkamistööd planeeritud? Kas oleks võimalust, et alustatakse töödega sügisel? Nii. Kas vastan ise? Lõhkamine kiirendab seda tööd, et see ei ole nagu mõistlik alustada hiljem. Mul oli küsimus, miks on suvel see absurd, et suvel ehitakse, segavad inimestel olla suvilates, aga me ei pea ehitama ainult talvel. Me talvel ka ehitame muidugi, aga ei saa selliseid vahesid teha. Ka tehnilise poole pealt on talvel neid tööd keerulisem teha, et on need jäätumised, pinnase ja niiskusase on teine, et seeläbi on siis vibratsioon kõrgem ja töökestus on niikuinii pikem kui talvekestus. Põhiliselt jah. Eluaeg oli suvihooaeg ehitab. Et ikkagi ehitajatel on vaja seda suvehooaega. Ja pikemalt ei saa sundida ehitajaid ka töötama nagu halvadest tingimusest talvel. Et suvel on lihtsalt paremad tingimused ehitamiseks. Lühike vastus. Et kui mitu kuud selleks läheb, nii kaua valmis on. Lõhkamisega saab ilmselt kiiremini. Palju kiiremini. Kindlat raamistikku ei saa nüüd välja öelda, aga lõhketööde luba saab väljastada maksimaalselt aastaks. Et peab seda võimalik pikendada, siis hakkab otsast. Aga eeldaks, et üle aasta sellega ei lähe lõhketööd rakendada. Konkreetselt tuleb ju üle korrata, et iga konkreetset inimest häirib see siiski ainult nädal aega. Et mitte töö kestab aasta aega, et siis... kogu piirkond on see... Kogu piirkonnas, aga iga konkreetset inimest häirib see ainult nädal, 2 võib-olla. Siin on võib-olla täpsustav, natuke kordav, aga veidi täpsustav. Et kas enne laotakse terve piirkond ja siis paigatakse torustik või toimub trassi paigaldus jooksvalt? Et küsimus selles mõttes, et kaua oma elukoha suvilani ei pääse autoga ligi. Sellest oli tegelikult korraks. Sellest oli jutt, et lühikeste lõikude kaupa ja jooksvalt siis kaevatakse üles, paigatakse toru ja täitakse kohe ära. Päevade jooksvalt siis. Nii. Autohoovis. Kas lõhkamise ajal võib olla autohoovis? Kui ta on rahutsoonis, siis ei tohi. Ja tõenäoliselt ei saa ka oma autot siis kätte. Ei ole mõistlik panna oma autot hoovi, et ta 3-4 päeva sellega liikuda ei saa kuskile. Ja kui välja kaevatakse see ala, siis jah, et auto võib lõksu jääda. Paljud kohtades ma nägin, et terve talv seisis mesi. Kui tal ei ole näiteks autot vaja? Kui tal ei ole inimesel pole autot vaja ja jätab hoovi, siis me lihtsalt katame selle või siis... Või iseenesest see õhtlõhkede ei ole ohtlik autole. Jah, aga ma ei tea, kui selline tuleb seal, et kellegi autos ja hoovis on, siis käituma vastavalt sellele. Jällegi, kui tulevad need ülevaatused, siis esitame need küsimusi ka, et kaua see auto siin seisab, paneme ta kõrvale või las inimene viib ära selle, igatahes kõik saab aruda midagi. Objektid käiakse või kinnistud käiakse kõik ükshaaval läbi ja siis saab selliseid küsimusi seal koha peal ka arutada. Nii, üks kiire küsimus, et mis suunas on planeeritud lõhkamise ja kaevatööd, et kas lõunas põhja või alt üles? Jumatähtsus. Meie jaoks igatahes. Sellepärast, et nendel tänavatel, mis on Majaka ja Soo vahel, Kallak on Milanile poole.
nagu murdub keskel, eks ju, ja üks pool voolab Suur-tänava poole ja teine Majaka tänava. Meil ei ole mingit vahet, kus tavust. Meie jaoks on kõige parem alt üles, kallaku ja alt üles niimoodi, et nende tänavate pool keskele. Suur-tänava poolt kindlasti. Küsimus Marko veetrassi kohta, et kas lõhkamise ajal on suvine veetrass suletud, et kuna trassi jookseb ainult ühel pool teed, teisel poole jääb torustik tee alt. Ilmselt võiks mõeldud Majaka tänavat või? No ükskõik mis tänavad selles mõttes, et ikkagi mingi momendil ta on veel lülitatud muidugi lõhkamise ajal. Aga see ei kesta jällegi päevi ega nädalaid. See on hetkeks, kui see töö toimub, et maksimum jääb päev võib-olla. Ja siis me peame seda tänavat, nagu seda tuleb teha. Kui ei tule, siis ta... See oli nüüd küsimus Eva Rintee kohta. See minu arust tuleb veetrass sulgeda ainult siis, kui veetrass läheb üle lõhatava kraavi, kui ta ei ole, sest meie lõhketööde mõju ei avaldu kraavist väljapoole ja kui ta veetrass jääb 3-4 meetrit kraavist, siis ei ole vaja seda sulgeda. Ainult seal, kus ta läheb üle. Soo tänaval on lõik, mida ei saa autoga läbida. Kuidas saab Majaka tänava sulgemise korral näiteks Saare tänaval? Soo tänaval on praegu lõikus. Praegu seal kaevatakse Roksan lõpp. Seal jah, ma võib-olla nüüd võtaks selle kaardi ette. Momendil praegu. Ta ilmselt on mõeldud siis kui jõuame seda lõiku siin. Männjuka tänavani. Praegu on Saare tänaval. Saare tänaval. Et jah, et kui Majaka tänaval on lõhketööd, siis on võimalik, ütleme siin Tamme tänava ja Majaka tänava tõru lõik, siis on võimalik ju siit Tamme tõru pealt ringi sõita. Et need lõigud, mis seda täielikult piiravad, et Kadakvaru ja pargi vahel, jah, seal esineb siis laiema alega. Igatahes me lõpetame praegu Soo tänava piikamist. Paneme kõik kinni ja kohe teeme siis sõidukõlblikuks kõik see Soo. Ja pärast ma ei näe takistus. Kõik on absoluutselt kahelt poolt. Saab liikuda siit või sealt poolt. Mullem on endale ka teega, see on juba. Ja näete see üks. Pikema ringiga minema, et sinna jõuda tõesti mingid hetkedel, aga need on tõesti jah, lühikesed perioodid. Nii, läheme tagasi esitusele. Me võib-olla ei jõua kõiki küsimusi läbi käia, sest aeg hakkab otsa saama, aga saame need vastata pärast hiljem ka tagant. Kirjalik. Las saavad. Me saame siit chatist need välja võtta. Võtame siis konkreetselt lõhketöid puudutavad küsimused. Võta sealt veel viimased 3 küsimust ja siis ülejäänud vastame edasi kirjalikult. Kus on meil andnud? Paneme koos selle lindistusega siis lähevad need küsimused vastused välja. Jah, et kõikidele küsimustele kindlasti vastame, kui te esitate praegu, et midagi vastamata jää, aga lihtsalt praegu tavaliselt ülekande jooksul otsa ei jõua. Aga ma praegu võtan mõned asjakohasemad küsimused ette. Nii. Küsimus Anastasia poolt, et kas lõhketööde luba väljastatakse igal juhul. Lõhketööde loa väljastab siis jah, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Meie omalt poolt hindame ohutegureid, kui need on kontrolli all, siis me võime lõhketööde loa väljastada küll, jah. Me ei ole selles mõttes otsust teinud, seda otsust veel ei ole ja see saabki olla ainult sellisel juhul, kui on tagatud tööde ohutus ja me oleme sellest veendunud. Selles veendudeks me teemegi siis proovi lõhkamise ja peale seda siis on rohkem infot, millal selle otsustada.
Meil oli üks küsimus selle pargi 1 kohta, kas see jääb sinna ohualasse ja kas selle nõusolek on olemas? Kui see näidislõhkamise ajal. Pargi 1. Ma ei tea sellist, ei ole sellist. Keegi küsis. See vist ei... 246 on pargi tänav, kes on hooned. Teisel poolt on. Kuskilt saabis, aga kas see on see haart? Ja see kaardi peal võib-olla lihtsalt tükki see on vist pargi 1 või see on pargi 2. Aga jah, igal juhul see nõusolek peab olema. Kui seal on mingi kinnistu, mida me ei maininud ja ta jääb ohualasse, siis kindlasti see nõusolek on kõikidelt vahel. Minu kontaktides ei ole seda. No, selle kontrollime kindlasti üle. Et ilma kinnistu omaniku kooskõlastada seda kindlasti ei tee. Spordiplats või? Siin on täpsustus. Spordiplats, jah. Kelle omas on? See on ühismaa. Kuna seal hooned ei ole, siis jah. See on ühismaa. Eelkõige on oluline, kui on hooned, et nende hoonete omanikud annaksid nõusoleku, sest et see võib kahjustada pigem hooneid. Eerik on küsinud, et veevärgi kohta, et kuidas tagate meie ühistu suvise veevärgi toimimise lõhkamistööde ajal. Magistraaltoru läheb üle pargi, Vana Sireli ja Saare tänava. Et eraldi vee kinnipanemise võimalust ei ole. No, siis me pole tekitame seda võimalust. Me üldiselt kohtume selle Eerikuga, sest et ta sättis mulle kirja, jah, ma tean. Siis vaatame, kuidas selle lõhkane üldse keiga ja siis leiame neid võimalusi, et me saame, ei hoia 110 kinnistut ilma vett korraga. Proovime neid eraldi. Paneme vahel lihtsalt suukorralmatuur ja rohkem midagi ja siis saame osadega seda kinnitada. Jah, see on selline tehniline küsimus, mis tuleb varasemalt kooskõlastada. Ma usun, et me leiame variante. Teeme nüüd, et on viimane küsimus ja siis me omalt poolt siit lõpetame. Me lubame, et kõik küsimused saavad vastusega need, mida me siin täna käsitleda ei jõua. Ja sellised projektid saavadki tegelikult ellu viia ainult siis, kui kõik osapooled on valmis konstruktiivseks koostööks omavahel. Ja ettevõtja saab tagada selle, et ta teavitab kõiki osapooli õigeaegselt ja annab olulise info. Lõhkaja saab tagada selle ohutuse poole. Meie omakorda vaatame seda järelevalve mõttes üle, et kõik see ohutus oleks tagatud, aga igal juhul tööde kiiremaks läbiviimiseks on üks võimalik viis kasutada lõhkamist ja see ilmselt on võib-olla kõigile mugavam lahendus, aga ma ütlen, et see otsus ei ole tehtud. Hetkel me oleme staadiumis, kus me tahame kõike ka ise teada selle objekti kohta ja just eelkõige selle tõttu, et seda otsust võimalikult teha selliselt, et see häiriks kõiki kõige vähem ja et kõik oleks teadlikud nendest ohtudest, mis siis võib kaasneda nende tööde tegemisel. Ja, et puhtalt emotsiooni pealt on raske hinnata, et kui näidislõhkamist saab teha, siis on kindlasti kõige selgem pilt. Nii, ja siin küsimus veel, et mitu korda peab lõhkama ühte piirkonda, et saavutada õige kraavi sügavus. Eerikul oli siis küsimus. Üks kord. Jah, siinkohal võib-olla veel täpsustaks, et jah, et kraavi sügavus võib nagu varieeruda. Maksimaalsed kogused on määratud, aga ühes puuraugus võib olla ka vahelaengud erineva viitega. Et vahetopis, et oli ka joonis selle jaoks, aga seda vist... Ühesõnaga, selle ühe jupi kraavi lõhkamiseks on vaja teha lõhkamist üks kord ja rohkem mitte. Siis minnakse juba edasi järgmise jupi peale. Jah, tehnilisi asju võib pärast seletada, aga siinkohal ei hakkaks. Aga sellega me selle ülekande lõpetame. Aitäh kõigile, kes osalesid ja loodan, et väga paljud küsimused said vastused ja kui teil ei saanud, siis me kindlasti anname endast kõik, et need küsimused saaksid vastused. Põhiküsimus ongi, et kas lõhkamine või viikamine? Jah, 2 varianti. Et kraav peab tehtud saama kuidagi, mis asi kuidas. Aga ootame siis elanike tagasisidet, võite meile
võite Findeski kodulehele kindlasti kirjutada, võite meile otse kirjutada. Siin chatis on veel mõned minutid aega kirjutada meile ja kindlasti vastan kõigile küsimustele. Ja näidislõhkamise kohta tuleb eraldi teavitus kuupäevaliselt ja kellaajaliselt, millal see on, et kellel on huvi saavad siis seal koha peal olla. Jah. Ja see toimub ilmselt loodetavasti maikuu jooksul, mingil nädalavahetusel. Eeldaks siis, et ülejärgmisel nädalavahetusel. Mitte nüüd sellel, aga järgmisel okei. Et 12 või kuupäeva jääb kõik läbi. Aga see info tuleb edasi. Minu poolt kõik ja tänan kuulamast teid.